Tere, mina olen Kertu Kaljurand Kaalukirurgia keskusest ja selles videos räägime teile esimese kuu toitumisest peale operatsiooni. Igal toidukorral tuleb arvestada taldriku reegliga, et organism saaks kätte kõik vajalikud toitained. Toidukorra kokkupanemisel tuleks arvestada, et umbes pool ehk siis 40–50% taldrikust on valgud, 30–35% kiudained ning 20% süsivesikud. Väike osa, umbes 5% võiks olla taimsed rasvad. Valguallikateks võivad olla näiteks kana, kala, kodujuust, maitsestamata kohupiim, muna, kaunviljad, maitsestamata jogurt. Kiudaineteks erinevad köögiviljad, aedviljad, juurviljad, marjad ja puuviljad. Süsivesikute allikaks võiksid olla täisteratooted, näiteks kaerahelbed, aga ka siis kartul ja bataat. Kaerahelbe puder peaks esimesel 2 nädalal olema püreestatud ja vedelapoolne. Rasvaallikateks sobivad hästi oliivõli ja avokaado. Esimesed 2 nädalat. Esimese 2 nädala jooksul soovitame süüa vaid püreestatud toita, kuna operatsiooni piirkond on veel tundlik ja turses. Püreestatud toit, mida te sööte, peaks olema vedelemapoolne ja ilma tükkideta. Toidukogused võiksid jääda umbes 15–60 milliliitri ehk grammi vahele. Aga söömise võite lõpetada siis, kui tekib täiskõhutunne. Sööma peaks iga 2–3 tunni tagant. Kui te ei tunne näljatunnet, soovitame panna telefoni meeldetuletused, sest toidukordade vahed ei tohiks venida liiga pikaks. Igale toidukorrale soovitame lisada maitsestamata valgupulbrit, näiteks protifaari. Seda võiks lisada umbes 1 kulbitäis. Esialgu on toidukogused nii väikesed, et valgukogused ei saa täis ning et ei tekiks valgupuudust, mida meil on tarvis lihasmassi säilitamiseks ja täiskõhutunde saavutamiseks. Beebipüreed on hea lihtne lahendus, aga oleks vaja segada pooleks valguallikaga. Näiteks köögiviljapüreedele lisage juurde püreestatud kanaliha, kala, puuviljapüreedele lisada maitsestamata kohupiimapastat või kreeka jogurtit ja lõpuks lisada veel valgupulbrit. Esimesel kuul on keelatud seemned, pähklid, tugeva maitselised vürtsid ja maitsetaimed, näiteks sibul, laugulised. Kõik marjad, puuviljad, köögiviljad peavad olema puhastatud, neil peab olema eemaldatud koor ja seemned. Kalalt peaksid olema eemaldatud kõik luud ja kanalt nahk. Toitu võib maitsestada soolaga ja toidu konsistents peab olema pehme, mahlane ja kergelt neelatav. Poest ostetud puuviljapüreede suhkrusisaldus peaks jääma alla 10 grammi 100 grammi kohta. Piimatoodete rasvasisaldus võiks jääda 2–5%. Toitumine 3.–4. nädalal. Järk-järgult võib menüüsse hakata lisama pehmeid toitusid, milles on ka tükke sees. Siin peab nüüd jälgima, et te närite iga suutäit vähemalt 30 korda. Endiselt peab ka jälgima seda, et toit oleks mahlane, vedelapoolne, mida oleks kerge neelata. Toidukogused võivad nüüd olla kuni 100 grammi. Kui 3. nädalal pehmet toitu süües tekib raskustunnet, ebamugavustunnet, siis minge paariks päevaks tagasi püreestatud toidu juurde. Endiselt ei tohi alla neelata tükke ja tugeva kiulisi toiduosakesi. Ja soovitame lisada ka valgupulbrit nendele toitudele, kuhu saab seda lisada. Regulaarsed toidukorrad on väga olulised, kuna aitavad hoida ühtlast veresuhkru taset ning hoida isud kontrolli all. Sööma peab isegi siis, kui näljatunnet ei ole. Ning toidukordade vahed peaksid olema umbes 3 tundi. Planeerige enda terve päeva toidukorrad nii, et teile tekiks toidukordade vahele liiga suuri vahesid. Söömise ajal ja vähemalt 20 minutit enne ja pärast söömist ei tohiks juua. Kui süüa ja juua koos, siis lükkab vedelik toidu
maost, peensoolde liiga kiiresti edasi ja te võite koguseliselt hakata rohkem sööma. Samuti põhjustab söömine ja joomine koos seedemahlade lahjendamist, takistab toitainete omastamist ning võib tekitada ebamugavustunnet. Söömistempo. Alguses te sööte püreestatud toite, kuid ka neid peab sööma väikeste suutäitega ning aeglaselt. Alates 3. nädalast, kui hakkate sööma pehmet toitu, kus on ka tükke sees, tuleks igat suutäit närida läbi vähemalt 30 korda. Sööma peaks aeglaselt, ilma kõrvaltegevusteta ja võtke söömiseks aega. Õige söömistempo hoidmine on väga oluline, et tekiks küllastustunne ja te saaksite aru, millal kõht saab täis. Vee joomine. Kõige sobivamaks joogiks on puhas gaseerimata vesi. Joogiks ei sobi magusad, lisatud suhkruga mahlad ja gaseeritud joogid, erinevad limonaadid, karastusjoogid, energiajoogid ega ka poest ostetud maitseveed. Puhast vett võib maitsestada sidruniga, kurgiga, apelsiniga. Puhta vedeliku arvestusse lähevad ka taimeteed. Kui juua kohvi, rohelist teed või musta teed, siis peab arvestama, et nende kõrvale tuleb juua klaasitäis vett, kuna need sisaldavad kofeiini ja viivad kehast vett välja. Vett peaks esimesel 2 nädalal jooma päevas umbes liitri ning edaspidi vähemalt 1,5 liitrit päevas. Magusained. Magusained nagu eritritool, sorbitool, sukraloos, atsesulfaam, maltitool, ksülitool, isomaltitool, mannitool ja muud suhkrualkoholid ei ole soovituslikud. Samuti stevia, mesi ja erinevad siirupid. Neid võib esineda erinevates valmisjookides ja valmistoitudes. Paljud magusained võivad olla kantserogeensed, rikkuda soolestiku mikrobiomi, tekitada gaase ja kõhulahtisust ning dumping-sündroomi. Magusust saate, kui lisate toitudesse banaani või teisi puuvilju ja marju. Alkoholi tarbimine. Esimesed 6 kuud peale operatsiooni me ei soovita üldse alkoholi tarbida. Alkohol imendub kiiremini ning sõltuvuse tekkerisk on väga kõrge.